teie käest, et mis teid huvitab, kui me räägime tantsi- ja liikumistervisest? Tuleb pingutada, aga mitte endale liiga teha. Üldiselt keha eest hoolitsemine. Siis, et kuidas nagu teada, et ma olen nagu ülekoormuses, et ma olen liiga palju teinud, et milline nagu valu on nagu okei ja milline nagu on juba nagu hull. Tahaks teada, mis on nagu see tervislik liikumine. Tänane eesmärk on see, me alustame nii, et ma annan teile lihtsa soojenduse, mida ma ise kasutan. Ette ja taha kohta, kus on topeltloog. Ulatad peakrooni veel lakke, nüüd vaata, et see kaela ei murra. Vaata tähti, vaata ülesse ja vaata alla. Ülesse taeva poole. Rand annab sulle jõu, aga sa pead sinna kukkuma ja seda kasutama teadlikult, et saada rohkem oma kehast tööd kätte. Pöörad ja aga lase pea rippu ja keri alla. Märka oma keha. Ülesse. Hästi. Nüüd vaikselt kõigu raskusega rohkem palli peale ja palli pealt ära ja märka, mis on see tunne, mida see pall tekitab sinus. Ja keskele ja ringita. Nüüd sa võid ringitamise ajal märgata ka vahet ja nüüd paned siia vahele. Jalad on paralleelses asendis. Vaata, mis tunne on jalutada. Kõlbida. Seosed, siis kehas liigub ka seostega või ahelatega. Sa kunagi ei tööta ühte kohta korraga, sest praegu me töötasime tervet jalalaba ahelat ja siis tervet sinu lülisammas ka. Jätad selja sirgeks, istmik tuleb taha, lähed alla välja nii sügavale kui saad, täistanud maas, väliskõlg raske ja kumerda selg, nagu tõmbaksid särki seljaks, sirutad jalad, lükkad jalgadega põrandat eemale ja nüüd nõgustad, lähed alla ja lükkad põrandat, kumerdad. Üks veel, kumerdad alla ja nõgustad üles. See osa toimub niimoodi, sama asend, tõstad põlved ülesse ja nüüd kumerda ennast sabast kukrani, keskendu oma vaagnale ja siruta. Ja sa kumerdad ja sirutad. Ja kumerdad ette ja taha. Ja kumerdad ette ja taha. Ette, nõudused taha. Kui sa tunned, et sa jubedalt värised ja jõudu pole, tunned, et kohe kukud pikali, üks asi, terav valu, erinevad aistingud, pea hakkab ringi käima, süda läheb pahaks, kõik need on märgid. Okei, sõrmed väljapoole ja lähed alla ja teed ringe. Ja sa vaikselt rullid, sa loksutad ja liiguta seda palli natukene ka väliskülje suunas, leia kohad, mis annavad sulle rohkem tunnet. Kus sa tunned rohkem, see võib olla valuaisting või selline pingeaisting, et leia see ülesse ja loksuta selle koha peal. Jalg on hällis, et sul on kand sees ja sul on pätt ka sees. Ja nüüd on see, et mõistlik resistents või siis vastupanu. Sa näed oma hüppeliigest praegu. Sinu jalalabad on su keha vundament. Me praegu tegeleme detailse tööga sinu jalalabade osavusega. See on nagu see, et alustad niimoodi, et sa haarad lihtsalt üritad kummilinti üles korjata. Üritad korjata. Ja nüüd on selline mäng. See mäng on lihtne, täna on paremat kummilinti, teil oli väga libe. Et kui ma loen 3, 2, 1 start, siis eesmärk on kummilint ära tõmmata ainult jalalaba kasutades oma paarilise juures. Nii et edu sulle. Tegelesime täna keha soojendamisega, siis ka valukohtade tunnetamisega, et kas see on nüüd see hea valu või on see halb valu. Ma olen ise pigem mõelnud selle peale, et ma ei ole piisavalt pingutanud, et ma pean pingutama.
aga siis võib-olla tänane andis ka rohkem aimu sellest, et see ei ole üldse niimoodi. Aga kuidas minul siis füüsiline ülekoormus näiteks väljendub, on nii vaimses kui ka füüsilises ärevuses? Kui ongi see, et sa teed mingit harjutust ja tunned, et nüüd on minu jaoks liiga palju, siis sa võtadki selle aja tagasi, et tunnetada, kus sa oled, mitte et suruda ennast veel rohkem, et okei, ma ei tee piisavalt.